Aasta on möödunud. Kallid erakonnakaaslased. Erakonnale jääb selja taha raske ja raputusi täis aasta, kus meil kõigil oli vaja enda sees läbi katsuda, mille eest me seisame, mis meid edasi tõukab ja mis meid ühendab. Me saime teada, kes on sõbrad, need päris sõbrad, kes on tuulelipud, kes salaviha pidanud vaenlased. Me läbisime puhastuse. Täna saame jälle pidada oma kongressi nii, nagu me oleme harjunud. Tuleme kokku hea meelega, rõõmsas tujus, et innu ja pühendumusega panna paika oma erakonna töösuunad ning valida ametisse need, kes viivad meid järgmistele valimistele. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ühtehoidvam kui kunagi varem, motiveeritum kui kunagi varem, tugevam kui kunagi varem ja pole kahtlust, et üsna varsti ka populaarsem kui kunagi varem. Ma tänan kõiki erakonnakaaslaseid ja valijaid, kes usaldasid, ei kaotanud pead, ei lasknud end mürgisegajatel üles sässitada, ei läinud kaasa üles klopitud hüsteeriaga. Tark ei torma. Eelmist aastat kokkuvõttes saame öelda, et rahulolematud valisid oma tee ja see tee on nad viinud täpselt mitte kuhugi. Meie jäime kindlaks oma teele ja meie marsime edasi uute saavutuste ja võitude poole. Ja tööpõld on oi kui lai. Eesti on ohus. Meie püsima jäämine rahva ja riigina on ohus. Meie püsima jäämine vaba ühiskonnana on ohus. Me vajame külma pead ja raudkanget selgroogu, et siit rahva ja riigina edukalt läbi tulla. Õnneks võime ilma igasuguse valehäbita öelda, et meil on olnud ettenägelikkust. Me oleme probleemide eest hoiatanud, me oleme neile lahendusi pakkunud. Me teame, mida on vaja teha ja me teame, et meil jätkub südikust seda teha. Selleks, et probleemi lahendada, tuleb kõigepealt sõnastada, mis üldse on probleem. Mis on need asjad, mis meid ohustavad, meie vabadust, jõukust, rahu ja kestmist ähvardavad. Ilma ausa ühiskondliku diagnoosita pole võimalik asuda ellu viima ka tõhusat ravi. Meie probleem ongi juba pikki aastaid olnud suuresti see, et liberaalne leer on nii kinni oma valelikes või reaalsusest irdunud loosungites, et ta ei saa probleemi ausalt diagnoosida. Kui sa ikka põlevate silmadega räägid, et eksisteerib väidetav teaduslik konsensus, nagu inimestel oleks üle 20 erineva soo, siis kuidas sa lahendad iibe probleemi? Kui sa korruptiivsete miljardite kantimise huvides tuimalt seletad, et meie suurim mure on tegelikkuses mitte eksisteeriv kliimakriis ja selle välja mõeldud kriisi lahenduseks on atmosfäärist vaja kokku korjata sellest imepisikese osa moodustav CO2, siis ei olegi võimalik lahendada energiakriisi. Vastupidi, nii tekitatakse hoopis uusi kriise nii põllumajanduses kui tööstuses kui rahanduses. Ideoloogilised krambid ei luba näha tegelikke probleeme ja korruptiivsed krambid ei luba pakkuda tegelikke lahendusi. Ma kuulen väga sageli liberaalsest leerist ja nende suuvoodriks olevast liberaalsest meediast retoorilist õhkamist. Aga mis siis teie lahendus on? Aga palun, 101. korda räägin üle. Alustame lihtsatest lähtekohtadest. Eesti on rahvusriik. Nii näeb seda ette meie põhiseadus, nii vaatavad oma riigi poole siinsed põliselanikud ehk eestlased, nii võtavad seda aga muide enamus siin elavaid mitte eestlasi. Rahvusriik saab püsida, kasvada, õitseda, kui meil on Eesti lapsi. Meie kõige suurem ja ohtlikum strukturaalne probleem Eestis on vähene sündivus.
Sellele lisandub ohtlikult suur eestlaste väljaränne ning eelmist 2 probleemi võimendab ohtlikult suur sisseränne. Demograafiast algab kõik. Kui me ei suuda pöörata sündivust positiivseks, siis kõik teised probleemid ei vajagi enam tähelepanu, sest nad on juba mõne inimpõlve pärast kellegi teise mure. Nii pensionid, koolisüsteem, arstiabi, riigikaitse. Kui eestlased ei ole enam enamuses siin riigis, kui see ei ole enam meie riik, siis pole enam meie mure. Kust tuleb riigieelarve raha, kuidas tagada julgeolek või kuidas saada arsti juurde. Seega peame mobiliseeruma ühiskonnana traditsioonilise peremudeli kaitsele ning muutuma kõige laste, emade ja isade sõbralikumaks ühiskonnas terves maailmas. Seda ei saa teha, pidades samal ajal vahutavaid kõnesid homoideoloogia kaitseks, edendades lasteaedades ja põhikoolis Nuku laulu saatel perversseid valesid 10 sugudest, söövitades noorte ajusid juttudega sellest, kuidas kõige tähtsam on ülikool ja karjäär ja reisimine ja üldse, kellele neid lapsi või meest vaja on. Feminism on kõige õelamalt naistevaenulik ideoloogia transideoloogia kõrval, kuna ta doktrineerib noori naisi uskuma, et neil ei ole vaja eluaegset meeskaaslast ja neil ei ole vaja emadust. Samal ajal suunab äärmusliberaalne ideoloogia noori mehi elama isekalt, hoiduma vastutusest, käituma tuleviku peale mõtlematult ja loobuma nõudlikkusest enda suhtes. Need valed suunavad inimesi valikutele, mis teeb nad üksikuks, õnnetuks ja vihaseks ja mille lõpus on kibestunud tõdemus, et oma elu kõige ilusamatest, kestvamatest ja sügavamatest õnneallikatest ehk lastest ollakse ise lahti öelnud. Ja selleks ajaks, kui seda mõistetakse, polegi võimalik enam vigu parandada. Jah, kui tahame Eestis jõuda selleni, et meil sünniks lapsi, kes räägivad eesti keeles, mõtlevad eestlastele omaseid mõtteid, aitavad tulevikus käimas hoida enda vanemate ja vanavanemate tervishoidu ja pensionisüsteemi, siis kõige tähtsam on saavutada just hoiakute ja väärtuste muutus. Ja alles siis on mõtet lisada siia majanduslikud motivaatorid. EKRE programm pakub siin kõiki lahendusi. Lisaks väärtusküsimustele ka maksusoodustusi noortele peredele, oma kodu soetamisel kodunaenu kustutamist riigi poolt laste sünni järel, laste toetusi nii suurperedele kui neile, kellel alles perre sünnivad esimesed lapsed. Loomulikult ka kodulähedase kooli olemasolu, loomulikult võimalust käia trennis või humiringis, loomulikult võimalust külastada muuseumeid ja teatreid, nii et see sind vaeseks ei tee. See kõik on tehtav. Sellele raha leidmine ei ole ületamatult keeruline ja mis peamine. Ilma selleta kõigele muule raha leidmine on mõttetu. Niisiis, probleem number 1 on iive ja lahendus on maha homo- ja transideoloogia, toetame emasid, isasid ja nende väikeseid põnne nii palju, kui on vaja, nii kaua, kui on vaja. Kui me seda õigel viisil teeme, siis pöörame oma sündimuse kasvule ja oleme 100 aasta pärast mitte miljoniline kahanev rahvas, vaid 2 miljoniline kasvav rahvas. Mõistagi ei piisa ka 2 miljonist, et olla peremees oma põlisel kodumaal, kui me ei suuda kontrollida immigratsiooni. Maailmas elab lõpuks 8 miljardit inimest. Niisiis kordame üle. Me ei nõustu massiimmigratsiooniga. Ja kordame ka selle üle. Eestisse toimub praegu massiimmigratsioon. Massilisem kui kunagi varem meie ajaloos.
Mitte ainult ei kasva hirmu äratava kiirusega moslemite hulk meie kodumaal, mitte ainult ei ole plahvatuslikult kasvanud mustast Aafrikast pärit sisserännanute hulk, meie põhimass tuleb nii nagu Nõukogude okupatsiooni ajal idast, slaavi riikidest. Kogu oma hüsteerilise slaava ukrainitamise retoorika varjus, mida reformikad meile viimased 3 aastat on pähe määrinud, on nad samal ajal tegelenud kõige ulatuslikuma venestamisega, mida me oleme näinud alates Karl Vaino või Stalini ajast. Me lükkame kategooriliselt tagasi ka mõtteviisi, nagu oleks eestlaste väljavahetamine meie põlisel kodumaal kuidagi põhjendatav majanduslike argumentidega. Tööjõupuudus või ka majanduskasvu ergutamine ei saa olla põhjuseks Eesti üleujutamisel võõra rahvaga. Meie majandus peab kohanema olemasoleva tööjõu võimalustega ja olemasolev tööjõud tuleb kohandada meie majanduse vajadustega. Ning siin peab riik olema aktiivseks abiliseks, pannes haridussüsteemi tööle vastavalt meie majanduse vajadustele, mitte ohverdades rahvusriiki ja ainsat eestikeelset kohta maailmas kellegi lühiajalise kasumi soovile. Kõigele lisaks me ju teame, et jutt tööjõu vajadusest on jultunud vale. Mitte keegi ei soovi Eestisse tuua kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu ehk luua kõrgepalgalisi töökohti. Sellele pole ka muide mingit takistust. Sisse soovitakse tuua just nimelt madala kvalifikatsiooni ja madala palgaga tööjõudu. Sest see jagab ühiskonnas rikkust ümber töövõtjatelt tööandjatele, kuna võimaldab lakkamatult suruda alla palka nii immigrantide hulgas kui siinsete põliselanike jaoks, jättes sedasi rohkem raha tööandjale. Harimatud, kultuuritud, agressiivsed lihttöölised Aafrikast, Kesk-Aasiast või slaavi riikidest on viimane asi, mida Eesti vajab. Ma annan siinkohal selge lubaduse. Kui valija meid peaks võimule aitama, siis mitte lihtsalt ei keera me immigratsiooni kinni, me keerame selle tagasi. Kõik, kes on alates 2016. aasta immigratsioonireeglite lõdvendamisest Eestisse tulnud, peavad siit lahkuma. Me hakkame võõraid deporteerima, kui vaja, siis massiliselt. Muidugi, tavalist inimest teeb murelikuks see, et tema silme all muutub ta võõraks oma kodumaal. Aga igapäevaelus pigistab siiski lakkamatult üha raskemaks muutuv majanduslik toimetulek. Mäletate kõik seda hirmsat kisa, mida reformierakondlased tegid, kui EKRE oli valitsused, langetas makse, kütus maksis alla euro liitrilt, elekter maksis alla 4 sendi kilovatilt ja majandus kasvas. Küllap ikka mäletate. Meid süüdistati selles, et me võtame võlgu, ajame riigieelarve defitsiiti, kulutame reserve. Kõik see oli muidugi vale. Ainus aasta, mil me suurelt laenasime ja eelarve oli defitsiidis, oli 2020 ehk koroona aasta. Ja juba siis oli selge, et kriitika oli parimal juhul ekslik, halvimal juhul võlts ja valelik. Järgnevad aastad on seda ainult kinnitanud. Koroonakriisi ajal külmutasime muide riigi kulutused, võtsime laenu, et aidata tööturgu ja ettevõtlust ning alandasime makse, et soodustada majanduskasvu. Tulemuseks oli Euroopa kõige väiksem majanduslangus 2020. aastal ja Euroopa kiiremaid majanduskasvusid 2021. aastal. Koos majanduskasvuga tuli ka maksulaekumiste kasv ning eelarve defitsiidi kiire taandumine. Kogu selle ilusa ja hea majandusring rahanduspildi nii-öelda rääkisid või
õigem oleks öelda, röökisid koledaks reformierakondlased. Mäletate kõik seda juttu, mida hakkasid reformikad rääkima, kui meie valitsus oli kukutatud, et nüüd nemad hakkavad eelarvet korda tegema ja võlgu elamist lõpetama. No kuidas see neil välja kukkus? No, alates 2022. aastast on majandus olnud languses. Igal aastal, mil Reformierakond on olnud valitsuses ja Reformierakonna käes on olnud peaministri, rahandusministri ja Riigikogu rahanduskomisjoni juhi kindel juhtimine, on suurenenud riigi võlakoormus 1,5 miljardi vahemikus igal aastal ning riigi võlakoormus on kasvanud 5 aastaga 2-kordseks. Kasutusele on võetud nii haigekassa kui töötukassa reservid. Keeruliseks ja ebaefektiivseks on aetud senine maksusüsteem ning tapka tippu on tõstetud kõiki makse. Teisisõnu, Reformierakond on teinud kõike seda, mida ta lubas tulla ära hoidma ja millest ta kõiki teisi kogu aeg süüdistab. Ning eelarve tasakaalu jõudmist ei ole kusagilt isegi veel paista. Vastupidi, nüüd, mille Euroopa Liit lõdvendas eelarve reegleid, isegi enam ei teeselda, et kavatsetakse tasakaalu jõuda. Tekib küsimus, kuhu see raha siis kõik läheb? Meil ei ole tuluprobleemi. Riigi tulud suurenevad hoolimata kahanevast majandusest igal aastal väga jõuliselt. Aga kulud suurenevad veel kiiremini. Meil on kuluprobleem. Jah, loomulikult tuleb kärpida. Nii bürokraatiat kui ebaefektiivset asjaajamist. Aga ka kärpimisega tegeleb liberaalne režiim meil valelikult ning korruptiivselt. Meile üritatakse sirge näoga selgeks teha, et kraapides kokku mõni miljon väikekoolide ja laste huvihariduse pealt, võttes ära mõnisada 000 koduste emade tervisekindlustuse lõpetamisega, jättes tegemata teede hoolduse, suudetakse tasakaalu viia enam kui miljardiline puudujääk. See on ju häbiväärne valetamine. Ei, nõrgemate ehk laste, emade ja suurperede käest äravõtmise asemel tuleb ära lõpetada suur varastamine. See, mis meid pankrotti viib, on rohepööre. 2,6 miljardit meretuulikutele, 300 miljonit maismaale, 5 või 6 miljardit Rail Balticule. Me maksame juba täna juhitamatute energiatootjate subsideerimiseks aastas üle 100 miljoni euro. Me maksame 100 miljoneid eurosid aastas ideoloogilistele MTÜ-dele, kes teevad meile homoideoloogilist ajupesu, transideoloogilist koolitööd, käivad ettevõtjate ja riigiga kohut, et sulgeda igat tootmisüksust, millele nad vähegi küüned taha saavad, ostavad maksumaksjalt saadud rahaga poliitilist teenust lobistidelt, et nood veenaks poliitikuid veel rohkem raha andma neile samadele ideoloogilistele MTÜ-dele. Kui me vaatame, kui suur on meie riigi eelarve defitsiit, umbes 1,5 miljardit aastas, ja paneme sinna kõrvale kliimapoliitika, MTÜ-de korruptsiooni ja muidu bürokraatliku raiskamise kulud, siis see ongi umbes 1,5 miljardit aastas. See tuleb ära kärpida, mitte väikekoolid, huviharidus, teehooldus või tervishoiuteenused. Meile etendatakse viimasel ajal suurt teatrit nimega Kes pakub suurema protsendi riigikaitsekulusid. Loomulikult peame me panustama riigikaitsesse. Kui vaja, rohkem kui seni. Aga ärme lase end lollitada protsendi maagial. Küsimus ei ole protsendis. Küsimus on selles, mida, kui palju ja kui kiiresti me vajame. Fakt on see, et viimane uus võimekus, mille Eesti sai, oli rannakaitsevõimekus ja see otsustati ära 5 aastat tagasi EKRE valitsuses oleku ajal. Fakt on ka see, et hoiatasime,
2023. aasta alguses, et me ei tohi õhinapõhiselt ja entusiastlikult ära anda oma relvi, laskemoona, pioneerivarustust Ukrainasse, sest see jätab meid kaitsetuks. Kulub aastaid, enne kui saame asenduse ja asendamine omakorda maksab kordades rohkem kui see, mis meil oli, sest nõudlus ja inflatsioon on löönud hinnad lakke. Rääkimata sellest, et vahepeal olemegi kaitsetud. Siis süüdistati meid, nagu ikka, putinismis. Aga mina küsiks, kes see tegelik Kremli käsilane on? Kas see, kes relvitustab Eesti ja ajab meid pankrotti, või see, kes näeb probleemi ette, hoiatab selle eest ja pakub alternatiivseid lahendusi? Lahendus ei ole ajada taga riigieelarves tootemiks kujunenud protsenti, vaid hankida kohe kõik vajalik, luua kohe kõik uued võimekused ja katta see ära riigikaitse laenuga, mis järel muuta laenu tagasimakse riigikaitse kulu osaks järgmisteks aastakümneteks. Sel viisil saame kõik, mis meil vaja on, kohe kätte, hoiame riigikaitse kulu ühiskonnale ja majandusele talutavas määras, ütleme umbes 3% SKP-st. Me pakkusime muide seda lahendust välja 2020. aastal, kui me olime valitsuses. Uuesti 2021. aastal opositsioonis ja uuesti 2022. aastal, kui algas Ukraina sõda. Kedagi ei huvitanud ja euroreeglid ei lubanud. Aga protsendist veel. Kui majandus kasvab ja SKP on suurem, siis saab sama protsendi eest oluliselt suurema summa kulutada, kui majanduslanguse ajal ära kärbunud SKP võimaldab. Selle tõttu on valelik ja eksitav tänase valitsuse hiigelsuure kaitsekulu protsendiga tuututamine. Meil võiks vabalt olla väiksem protsent, kui meil oleks suurem ehk jõukam majandus, summa oleks ikka sama suur või suuremgi. Ja kuidas me siis saame jõukama majanduse? Nagu Donald Trump ütles, majanduse võti on odav energia. Ja meie teame, kuidas saada odavat energiat. Meil on vaja lükata pikema jututa kõrvale rohešarlatanid, kes noolivad miljardilisi subsiidiume ja meil on vaja liikuda lihtsa, kuid tõhusa plaaniga. Järgmised 2-3 aastakümmet teeme odavat elektrit põlevkivist. Selle aja jooksul ehitame tuumajaama, mis annab meile odavat elektrit veel 100 jagu. Põlevkivielekter on meid teeninud 100 aastat. Ta ei ole meid ära mürgitanud, ei ole maailma põlema pannud ja tänasel päeval on tema tootmine puhtam kui kunagi varem. Ta on kalliks aetud maksude, lõivude, piirangute ja regulatsioonidega ehk riigi otsustega. Piisab, kui tulevad teistsugused poliitikud, teevad teistsugused otsused ja elekter on taas sama odav, nagu ta oli 5 aastat tagasi, kui EKRE oli võimul. See annab meie kodumajapidamistele, pange nüüd tähele, kodumajapidamistele aastas enam kui miljardi jagu vaba raha kulutada asjadele, millega oma elu paremaks teha. See annab meie ettevõtetele aastas 2 miljardi jagu vaba raha, millega investeerida tootmisse ja tootlikkusse, maksta paremaid palkasid, saavutada sisendhinna arvelt turul konkurentsieelist. See paneb meie majanduse ja tööstuse mürinal käima, tekitab korralikke töökohti, kasvavat palka, eksporti ja maksutulu. Meie majanduspoliitika teine sammas on maksualandused. Paari viimase aasta jooksul on end parempoolseteks nimetavad parteid teinud Eestis maksutõuse 1,5 miljardit eurot aastas meie kõigi taskust. Käibemaksutõus, tulumaksutõus, ettevõtte aktsiisimaksutõus, maamaksutõus, automaks, ettevõtte tulumaks. Kõik see on teinud Eesti inimesi vaesemaks, Eesti ettevõtteid konkurentsivõimetuks, kütnud inflatsiooni ja surunud maha majanduskasvu. Ma annan selge lubaduse.
Kui valijad meid uuesti võimule aitavad, tühistame kõik Reformierakonna valitsuse ajal tehtud maksutõusud ning uued maksud. Automaks kaob esimesest päevast. Muud maksutõusud samuti. Makse tuleb alandada, mitte tõsta. Me teame muu maailma kogemusest. Me oleme seda näinud ja teinud ise siin Eestis. Maksude alandamine toob majanduskasvu. Majanduskasv toob maksulaekumiste kasvu. Kui me liidame sellele raudse käega läbi viidavad kärped kliimapöörde ja MTÜ-tamise vallas, siis pole kahtlust, et lahendame ära korraga 2 reformikate jaoks üle mõistuse käivat probleemi. Kõigepealt saavutame majanduskasvu ehk inimeste jõukuse kasvu ning samaaegselt riigieelarve tasakaalu. Ja me teeme seda kõike, tehes ära ka vajalikud investeeringud riigikaitsesse. Vaadake ja õppige, liberaalid. Ja ärge kunagi enam seletage, et teil pole lahendust. Ikka on. Meie lahendus algab lihtsalt käpardite minema löömisest võimutüüri juurest. Vaat see nõuab aga erilist südikust ja sitkust. Me näeme ju, kui tugev on ringkaitse, mis hoiab liberaalset režiimi võimul. Eesti ei ole siin kuidagi erandlik. Lääne maailm liigub väga kiiresti demokraatia lõpu suunas. Süvariik on päris ja ta on halastamatu. Kui meil ei õnnestu lõpetada jõustruktuuride, uurimisorganite ja prokuratuuri aina avalikum ja jultunum sekkumine poliitikasse, oleme me väga varsti tagasi samasuguses ühiskonnas, kust me 35 aasta eest põgenesime. On muide tähelepanuväärne, et need, kes kõige rohkem räägivad õigusriigist, on kõige usinamad õigusriigi likvideerijad. Õigusriik tähendab kõige lihtsamalt ära seletades seda, et seadused kehtivad kõigile võrdselt, kogu aeg ja ühesuguselt. Et see, mis on kuritegu näiteks pagari puhul, on kuritegu ka ministri või politseijuhi puhul. Et see, kui miski pole olnud siiamaani kuritegu, ei saa muutuda kuriteoks lihtsalt sellepärast, et nii on hea võtta rajalt maha võimule ebamugavaks muutunud inimesi. Kert Kingo mõisteti süüdi asjas, mille kohta prokuratuur oli varasemalt väljastanud kirjaliku kinnituse, et sellises asjas kriminaalset midagi ei ole. Karistati tingimisi vangistusega teo eest, mille puhul kõik teised Riigikogu liikmed on seni jäänud igal moel karistamata. See ongi õigusriigi lõpp. Kui EKRE saadikule mõeldakse käigu pealt välja kriminaalasi milleski, mis kellegi teise puhul pole kunagi varem olnud kriminaalasi. Kersti Krachti solgutati 4 aastat kriminaalasjas selle eest, et ta tegi oma tööd. Täitis erakonna valimislubadusi. Aitas koroona ajal Eesti ettevõtteid. Sundis ametnikke tööle. Kõike seda peab prokuratuur korruptsiooniks, rahapesuks, mõjuvõimuga kauplemiseks. Õnneks naeris kohus selle välja. Kohus purustas prokuratuuri väited, justkui müünuks EKRE mingit poliitilist hüve. Samas mõisteti Kracht ikkagi süüdi toimingupiirangu rikkumises. Kuna ta oli varem saanud õigusnõu advokaadibüroolt, millelt Rahandusministeerium hiljem võttis hankega õigusliku analüüsi. Õigusbüroo valiti välja ministeeriumi rutiinse hankeprotsessiga. Kracht ei osalenud hankeülesande koostamisel, meeskonna moodustamisel, võitja valimisel või tulemuste kinnitamisel. Kuid ta viibis ministeeriumis paaril koosolekul ja lisati paari meilivahetusse, kus seda hanget arutati. Sellest piisas, et talle määrata tingimisi vangistus. Prantsusmaal võetakse justiitsputšiga rajalt maha kõige populaarsem opositsiooni juht presidendi valimistel, kusjuures põhjus on praktiliselt sama nagu Kert Kingol, väidetav kuluhüvitiste väärkasutus.
Kas pole mitte huvitav kokkusattumus? Rumeenias võetakse justiitsputšiga rajalt maha juhtiv opositsiooniline presidendikandidaat. USAs üritati ja jõuti päris lähedale, et võtta justiitsputšiga rajalt maha juhtiv opositsiooni presidendikandidaat. Ning kui see ei õnnestunud, üritatakse praegu viia läbi justiitsputši, et takistada tal valitseda ehk ellu viia poliitikat, millele on küll rahva mandaat, kuid mille vastu on üdini korrumpeerunud süvariik. Saksamaal käib rida kohtuprotsesse, mille ainus eesmärk on keelustada juhtiv opositsioonierakond AfD. Opositsioonipoliitikuid vahistatakse lihtsalt valitsusvastaste säutsude ja seisukohtade avaldamise pärast nii Saksamaal kui Suurbritannias. See on muster ja see muster on üle-euroopaline. Me näeme, kuidas jõustruktuurid ja justiitssüsteem on rakendatud opositsiooni tagakiusamise, mahasurumise ja likvideerimise teenistusse. Sellele tuleb vastu hakata. Ma luban, et kui valijad aitavad meid võimule, lõpetame ära võimu kuritarvitamise süvariigi poolt. Eesti vajab põhjalikku justiitsreformi. Kaadrid otsustavad kõik. Tänane prokuratuur tuleb võimust joobnud jupi jumalatest tühjaks lüüa. Võimu kuritarvitanud prokurörid aga ise kohtu alla anda. Jõustruktuurid tuleb ümber formeerida ning allutada tegelikule demokraatlikule järelevalvele. Kogu ühiskonda oma terrori all hoidev, kõike nägev kurisilm tuleb välja torgata. Seadustega tuleb keelata kõige ja kõigi jälgimine, pealtkuulamine, andmebaasides sobramine ja salajaste andmekogude pidamine. Kui kohtud jätkavad liberaalse režiimi poliitilise prostituudi rollis, tuleb Riigikogu otsusega kõik kohtunikud ametist vabastada ning ameteid uuesti ükshaaval täitma hakata. Sest kaalul on Eesti vabadus. Kaalul on meie põhiseaduslik kord. Me oleme jõudnud sinnani, kus põhiseaduslikud institutsioonid, mis peaks tagama, et kodanike põhiseaduses ette nähtud õigused ja vabadused oleks kaitstud, on kujunenud nende vabaduste likvideerijateks. Õiguskantsler ei kaitsnud Kert Kingot poliitilise kriminaalasja eest, vaid näägutab veel takka prokuratuuri valelikke süüdistusi õigustades. President ei kaitsnud Riigikogu opositsiooni valitsuspartei jõuvõtete eest ja kuulutas välja kõik seadused, mis olid läbi surutud protseduuri reegleid rikkudes nii ise põhiseadust ja õigusriigi toimimist. Riigikohus ei kaitsnud poliitilist vähemust ehk opositsiooni põhiseaduse ja Riigikogu kodukorra rikkumise eest, nõustudes muide, et seaduseid on tõesti rikutud, kuid see on põhjendatud, kuna valitsusel ehk võimul oli nii vaja. Ainuüksi selle otsuse eest tuleks kogu tänane Riigikohtu koosseis tootvale tööle saata. Muidugi, see kõik võib tunduda tavakodanikule, kes on mures oma töökoha ja maksmata arvete pärast pisut kauge või abstraktne. Aga ta ei ole. Vastupidi. On nii, nagu Donald Trump ütles enda justiitstagakiusamise kohta. Kui nad saavad seda teha mulle, saavad nad seda teha igaühele. Kui Eestis on võimalik justiitsputšiga muuta valitsust, muuta Riigikogu fraktsioonide koosseise, takistada seaduste vastuvõtmist või kuulutada ilmselged seaduse rikkumised omade poolt seaduslikuks, siis ei ole kellegi õigused ja vabadused kaitstud. Me oleme olukorras, kus põhiseaduslikud institutsioonid ise on muutunud ohuks põhiseaduslikule korrale. Sellist Eestit meie ei taha. Üks oluline asi veel. Kui keegi arvab, et pea õlgade vahele tõmbamine, vait olemine
võimuga kaasa jooksmine päästab ta hammasrataste vahele jäämisest, siis ta eksib rängalt. Totalitaarne võim ei hooli. Ta on tujukas. Ta ei hoia ka omasid. Ta ei jäta meelde varasemat lojaalsust, kui sa tõrkuma hakkad. Ei, see ei ole lahendus, kui üritad olla nähtamatu või mängid surnut. Vastu tuleb hakata. Neil peab olema halvem kui meil. Neid on vähem kui meid. Neil pole mingit tegelikku toetust erinevalt meist. Nad kardavad erinevalt meist. Vaat nii me Eesti vägevaks teemegi. Julgelt, südikalt, ühte hoides, õiget ja valet ära tundes, õiguse ja õigluse eest seistes. Küsite, et kes meie? Eks ikka EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Mitte keegi teine peale meie ei oska, ei taha, ei suuda Eestit parema homse poole pöörata. Sest ükskõik, mis on probleem, lahendus on alati üks. EKRE, Eesti eest!